Tere päevast, austatud kolleegid! Jätkame retoorika vestlusi ja möödunud kord me rääkisime metonüümiast ja ma lubasin täna rääkida sellest, et miks Umberto Eco peab metonüümiad ja teisi troope synekdohi variantideks. Või ütleme, isegi kui mitte variantideks, sest synekdoh on kõikide aluseks. Ja ma pean kohe niimoodi etteruttavalt ütlema, et Umberto Eco ütleb küll, et synekdoh ei ole metonüümia, aga suur osa tema näiteid synekdohi kohta on nimelt metonüümiad. Millest me möödunud kord rääkisime? Et kui metafoor on jamanalt öeldes mingisugune tähenduse ülekandmine, metafora, kanname üle ja kuna metafoor on mõnes mõttes kõige tähtsam troop, siis tihti troope käsitletaksegi kui ülekantud tähendus. Ei mitte otseses tähendus, aga ülekantud tähendus. Mis näiteks metonüümia puhul ei ole korrektne, sest metonüümia ei kanna mingit tähendust üle. Ta asendab metonüümia. Ta asendab üht nimetust teisega. See on, ütleme, kui metafoor kõige laiemas mõttes rajaneb mingisugusele sarnasusele ja ülekandmine toimub sarnasuse alusel, siis metonüümia põhivalem on üks teise asemel. Ütleme ühte, aga tegelikult on teine. Ma vist tõin seda näite Mandelstamist, sest et часто пишется казнь, а читается правильно песнь. Tihti kirjutatakse hukkamine, aga loetakse õigesti laul. Siin ei ole mingist hukkamise ja laulu vahel ei ole mingit ülekandmist, ei ole mingisugust hukkamise omadusi, mida üks teise asemel. Siin on kaks olulist aspekti, et see teine ja esimene on väga erinevad, või ütleme lihtsalt erinevad. Ja teine on see, et kui me loeme seda esimest, siis me saame aru, et see on selle teise asemel. Ja? Kui me loeme hukkamine ja mõtleme, et tegemist on hukkamisega, siin metonüümiad ei ole. Aga kui me loeme hukkamine, aga saame aru, et see on laul, siis see on metonüümia. Ja, nii. No, seda võib võrdlemisi traditsiooniliseks arusaamaks pidada, et synekdoh on metonüümia liik. Et siin, ütleme, osa on terviku asemel, öeldud on osa, aga me saame aru, et tervik. Või vastupidi, nimetatakse tervikut, aga me saame aru, et osa. Siin ma võtsin, ma ei tea, mulle meeldib võtta need troopide näiteid Shakespeare'il. Vii oma nägu siit minema. Selge on, et mõeldud on, et ütleme, nägu vii minema, ise võid jääda. Ja, aga samas see erinevalt metafoorist siin ei ole oluline, et nägu. Vii oma tagumikku siit minema. Vii oma kõhu siit minema. Ühesõnaga, ükskõik milline osa on niisiis pars pro toto on üks levinumaid synekdohi vorme. Teine, ka mitte haruldane, on totum pro parte. Osa asemel tervik. Siin Henry IV, üks minu lemmikuid näitendeid, on see, et rahutu on peamees, kannab krooni.
jah, millest siin jutt on? See on tegelikult mõlemad, nii pars pro toto kui toto pro parte. Toto pro parte, et mitte pea, aga inimene süüus ja krooni kannab pea, jah, see on nagu topelt asendamine. Üks minu samuti lemmikuid dialooge Henry ajaloolisest tragöödiast või vahel nimetatakse tragikomöödia Henry IV. Ja vestlevad Falstaff. See on traagiline osa, mis puudutab Henry IV ja koomiline osa, mis puudutab Falstaffi. Nii, ja vot Falstaff vestleb oma pisikese paažiga. Noh, hiiglane, mida ütles doktor minu vee kohta? Ja? No, tähendab, see on Georg Meri tõlge siin. Ja. Ta ütles, et vesi iseenesest on väga hea ja tervislik vesi. Ainult sellele, kelle vesi see on, sellel võivad olla sellised haigused, mida ta isegi ei kahtlusta. Ja? Nii. Siin juba alguses on nagu me rääkisime, et üks metonüümia tüüpi on eufemism. Arstile ei ole viidud vesi, vaid kusi. Ja kusi oli üks, kusianalüüs on üks vanimaid ja kindlamaid diagnostikameetodeid, kusjuures universaalsemaid. Tiibeti meditsiinis see on siiamaani põhiline, aga seal põhiline diagnostika käib. Doktor paneb linnu sulge, kõige parem kui oleks paagulinn sinna kusesse ja siis maitseb. Nuusutab ja maitseb ja siis selle maitse järgi ta tuvastab seda diagnoos. No enne vaatab ka värvi ja nii edasi. Niisiis, vesi pro tervis. Falstaffi ei huvita veeanalüüs, vaid et mida siis doktor ütles mina tervise kohta, ja? Aga ta küsib vee kohta. Mis see on siin? Pars pro toto. Aga samas see on ka mitte synekdoh, aga metonüümia. Sest kui on vesi, kusi ja temast, siis on tegemist synekdohiga, aga kui on vesi pro tervis, siis tegemist on metonüümiaga. Ja lõpuks vesi pro inimene. Ja siin on üks selline aspekt, millest rääkisin möödunud kord, et metonüümia on külmtroop. Ja synekdoh on ka külmtroop. Mida see tähendab? Et seda siis püütakse tihti soojendada ja seda soojendatakse irooniaga. Iroonia on ka troop, mis iseenesest on külmtroop. Ma ei tea, kas me jõuame sellel semestril veel rääkida irooniast, aga ma siis tuletan meelde Roosi nimest üks. Seal on mitu episoodi ja kui Atso teeb sellise märkuse, et ta pani tähele, et tema õpetaja, see William Baskervillist, tihti kasutab seda salakavalat troopi, mida nimetatakse irooniaks. Aga ta kasutab seda mitte reeglipäraselt, sest kui kasutame irooniat reeglipärast, siis me kuidagi intonatsiooniga või anname teada, et tegemist ei ole
see sõnade otseses tähenduses. Aga minu õpetaja kasutab irooniat nii, nagu see oleks otseselt tähenduses. Idee on sellest, et ta teeb kuulajad lolliks. Seal mäletate, kui ta benediktlaste kloostris talle näidatakse tohutuid neid kullast ja vääriskividest aarneid ja tema ütleb, jah, see on ka üks meetod, kuidas teenida Jumalat. Ta ise on frantsiskaan ja on selline vaesuse. Nüüd nagu sai lubatud, räägime Umberto Ecost. Tema synekdohi see teooria kõige täiuslikumas vormis on esitatud kuulsas teoses, mis asi see on, üldsemiotika traktaat. Inglise keeles on siin tehtud metonüümia. Ja ma lugesin seda inglise keeles ja sain valesti aru. Ja sain aru, et see on üks semiootika teooria. Jah, üks semiootika teooria, mis üldse ei pretendeeri sellele universaalsusele. Ja kui ma lugesin sissejuhatust semiootikaga, ma ütlesin, et see on väga hea raamat, tal on väga hea, tal on üks väga tugev külg ja üks väga nõrk külg. Tugev külg on see, et see on originaalne semiootika teooria. Nõrk külg on see, et see on originaalne semiootika teooria, mis läheb lahku sellise semiotilise mainstreamiga. Nimelt ta püüab seal ühendada kahte täiesti erinevaid asja, kommunikatsiooniteooria pluss Saussure'i, Peirce'iga ja pragmatismiga. Nii, aga me sellest ei räägi. Aga ma pean ütlema, et need ideed kildudena on esitatud väga mitmes teoses. Ja võib-olla tema tähtsam teos ei ole see semiootika teooria, ma räägin semiootika vallas, aga see avatud teos. Sisuliselt see semiootika teooria on seda ümber töötatud. Ja mõned seal nurgad on silutud. Aga see opera aperta annab tema põhiideed nagu selgemini välja. Selgemini ja teravamalt välja. Idee on lihtne. See strukturalistlik käsitlus, et on olemas tekst ja tekstil on struktuur ja me uurime seda struktuuri, on vale. Sellepärast, et tekst on, ütleme niimoodi, avatud struktuur ja ta on avatud erinevatele interpretatsioonidele. Ja nagu öeldakse, et ilu on vaataja silmis. Muide, see on huvitav, et kui ta räägib ilust keskajal, ta ei lähtu sellistest arusaamast, ta vaatab täpselt, kuidas ilu käsitleti tol ajal. Nii, aga see oli ka kõrvalmärkus. Nii, struktuur on lugeja kõrvus ja iga tekst on avatud erinevatele interpretatsioonidele. Siin ta nagu laseb mingi džinni pudelist välja, millega ta hiljem hakkab võitlema, et see on 62. aasta, see postmodernismist vist keegi ei kuulnud. Aga siis vahepeal ta kirjutab Roosi nime ja siis ta järelsõnas ütleb, et muidugi postmodernism, aga kriitikud lähevad liiale. Ja, loevad sisse selliseid asju, mida ei ole õigus lugeda.
ja siis ta kirjutab spetsiaalse interpretatsiooni piiridest. Ja siin ta avab need piirid, aga ta ütleb, et üldiselt nagu avatud, aga ütleme, tuleb ikka mõõtu tunda. Nii. Puuduv struktuur. See on Savain. Mida me teeme? Mida ta teeb? Ta kogu aeg täpsustab ühte ja sama kontseptsiooni. Ja põhiline kontseptsioon on see, et ei ole fikseeritud tähendust. Ta alustab sellest, et ei ole fikseeritud tähendust tekstil, aga hiljem ei ole fikseeritud tähendust sõnal. Väga huvitav on Lectorin faabula, tähendab, struktuuri ei ole, aga autor on seal peidus. See, ütleme, ta ei kasuta eriti friidistlikke motiive ja meetodeid, aga ütleb, et no, seda võib ka keskaegse filosoofia või esteetika vaimus tõlgendada. Tuletame meelde, et Umberto Eco alustas kui filosoofia ja ennekõike keskaegse filosoofia uurija ja historiograaf. Ja no tegelikult elu lõpuni, kui ta tegeles esteetiliste kategooriatega. Nii et niisiis see filosoofia, et iga loodu kajastab loojat. Ja vot seal. Sellest hiljem, ütleme, ratsionalismi ajal tekkis väga oluline filosoofia, et loodus, ütleme renesansi ajal veel enne ratsionalismi, et loodus on ka püha kiri. Uurides loodust, me uurime selle loojat. Ja sellest lähtus näiteks Galileo Galilei, et looduse uuringud ei saa olla hereetilised. Nii, et vastupidi on väga kahtlane idee, et looduse uuringud võivad paljastada midagi, mis on Jumalale vastandatud. Nii, aga siin ei ole nii kaugele ulatavaid järeldusid, aga iga faabula kajastab nii autorit kui lektorit. Mis siin on? Mitte kadunud, mitte puuduv struktuur, aga haihtuv struktuur. Tekst on autori ja lugeja mingi lihtsalt sidekanal. Nii. Ja üks viimaseid tema teoseid semiootika valdkonnas on, no siin on vahepeal veel üks oluline raamat, et keele päritolust. Aga viimane raamat on Puu või labürint. Uuringud selle storage'i, historilised uuringud märgist ja interpretatsioonist. Ja siin on selline asi, mis selles raamatus ja paljudes teistes, mis raskendab ökolugemist. Õigemini lugeda on väga mõnus, aga me ei saa aru, mida ta räägib. Sellepärast seda pointi on väga raske sealt välja selgitada, sest see hajub ajaloolistesse analoogiatest, tsitaatidest ja mulle endal meeldib niimoodi kirjutada, et ütleme metonüümiline kirjapilt, alustan ühest, siis vaatan ja muuseas sellega on seotud selline asi, selle teisega kolmas ja siis neljas, mis ei ole esimesega üldse seotud. Aga teate, kui juba hakkame rääkima, siis iseenesest need on väga huvitavad ja Ecol tundub, et on raske
varjata oma eruditsiooni. Ja ta tahab seda panna kõikides nendes. No idee iseenesest on väga lihtne. Et tekst ja tähendus ei ole puu, vaid on labürint. Ja? Aga ta ei mitte niivõrd tõestab seda teesi, kuivõrd püüab seda illustreerida läbi teiste ja läbi Euroopa kultuuri alates antiigist kuni postmodernismini. Ja mis selgub, et antiigist kuni postmodernismini saadi aru, et keel on ja see tekst on labürint, aga vahepeal tekkis ratsionalism, kes ajas asju sassi. Nii. Siin on tegelikult veel üks väga huvitav teos. Kant ja nokkloom, platibus. No üldiselt sellest nokkloomast eriti juttu ei ole. Aga miks on see nokkloom? Sellepärast, et see on võimatu loom. Tal on sellised omadused koos, mis ei mahu ükski Linné või Lamarcki klassifikatsiooni. Tal on nokk ja muneb, aga ta on imetaja. Üldiselt, nagu ütleks Kant, sellist looma ei ole. Nagu ütles, ma ei mäleta, kas see oli Lamarck või Cuvier, kes esitas oma klassifikatsiooni ja siis öösel talle tuli saatan, kurat, ja ütles, kes sulle lubas sellist asja teha. Ja see Cuvier või Lamarck, ma ei tea, kelle kohta see legend käib, ütles, et sind pole olemas. Kuidas mind pole olemas? Ma olen siin. Ei, sul on sarved ja kabjad. Aga sarved ja kabjad ei saa olla koos. Ja? Kui on sarved, siis on sõõred. Ja? Vot näiteks sind ei ole. Vot seda platibust ei ole. Teda ei saa olla. Aga ta on. Nii. Võib-olla praegu ma teen natuke teistmoodi. Vaatame, kuidas ta analüüsib üht nähtust, nimelt fašismi. Eesti keelt on tõlgitud Vikerkaares ilmunud, aga ma ei leidnud viitet. No selge, et see ilmus pärast 95. aastat. Nii. Ma ei tea, mul tihti oli nii, kui ma loengutes või ettekandes räägin midagi fašismist, siis tark erudeeritud kuulaja esitab mulle protesti, et see fašistideks nad nimetatakse ainult Venemaal, aga Saksamaal nad olid natsistid. No üldiselt ma soovitasin tal vaadata Vikipeedias saksakeelne fašismus, et natsism on fašismi üks liik. Ja need, kes võitlesid Saksamaal natsismiga, ei olnud antinatsistid, vaid antifašistid. Ernst Stellman ja teised. Nii et oli fašismus ja antifašismus, aga natsism olid ka Saksamaal üks fašismi liik. Nii, aga nüüd Umberto Eco võtab kogu selle semantilise välja, mis on seotud fašismiga. Mõnes mõttes nad on väga erinevad. Näiteks Saksa natsism oli väga ideoloogiliselt laetud, aga Itaalia fašism oli Eka järgi filosoofiliselt tühi. No ma ei ole siin päris nõus. Et nii Saksa natsionaalsotsialism kui Itaalia fašism oli suurel määral sotsialistlikel alustel ja Benito Mussolini
alustas karjääri nimelt sotsialistliku ajakirjanikuna. Aga vot see on EKA enda tendentslikkus, ta tahab fašismi eraldada vasakpoolsest liikumisest igal juhul. Nii. Ta kasutab termin urfašism. Termin on tulnud analoogiliselt keeleteadusest, saksa Ursprache, protokeel, nii et on olemas mingisugune Ursprache ja sellest on arenenud kõik keeled. Muide, see analoogia räägib EKO vastu, aga sellest natuke hiljem. Niisiis, urfašism ei ole mingi sidussüsteem. See on nagu Leikov, kellest me rääkisime paar vestlust tagasi, ta räägib, et metafoorid, milles me elame, et see on hägune süsteem, hägusad hulgad. Ja sinna võib, sellel on erinevad tunnused, mida võivad siis erinevalt kombineerida. Ta ütleb, et see on kasutada, siin on hea kasutada Wittgensteini mõistet perekondlik sarnasus. Ma ei jõudnud seda skeemi teha, aga siis ma püüan siis kuidagi just. Oletame, et on olemas 4 tunnust. On mõnes variandis, variandis üks, on kõik need esindatud. Siis mõnes variandis on esitatud ainult A ja B. Mõnes variandis võivad olla esinenud ainult D ja C, C ja D, vabandust. Ja, ütleme, see on siis. Nende vahel ei ole ühtegi ühist tunnust, aga nad kuuluvad sama uursüsteemi, nad kuuluvad sama perekonda. Nii on ka fašismiga. See on suur perekond, mis ta toob välja 14, mitte 4 nagu siin, aga 14 tunnust. Ma ei kirjutanud kõik välja, siin on mõned. Ma ei hakka isegi neid kõike. Esimene on see, et traditsioonikultus on ka, see ei ole mitte niivõrd kultus, aga see, et tõde ja kõik, mis vaja, on juba olemas. Seda teadsid. Nagu Putin ütleb, need on meie tugisambad. Ta ütleb eesti keeles tugisambad, tema kasutab skreepы. Need on need, mis klambrid, mis hoiavad ühiskonda kokku. Ja sellega on seotud ka teine tunnus, et kõik, mis on uus, on ohtlik. Ta teeb märkuse, et siin ütleme, fašistid kasutavad seda pragmaatiliselt. Uus on ohtlik ideede tasanditel, aga mõned tehnilised, eriti relvastuses, arengud on kasulikud. See on siin, kus me vot relvakultusega seotud. Nii. Ma ükskord kirjutasin ja sain kõvasti vastu pead, et Heidegger oli palju sügavamalt ja orgaanilisem seda urfašist kui Hitler. Ja see
no rikkus Heideggeri karjääri kolmandas Reichis. Tema kuulsas inauguratsiooni kõnes ta esitas igasuguse modernismi, ka tehnilise. Hiljem pärast, et tehnika on vaenlane. No, mitte igasugune tehnika, aga sellest, millest ma ei saa aru. Ma saan aru vesiveskist ja see on okei, see on traditsiooniline. Aga elektriga tal on juba probleemid, eriti elektroonikaga. Ja nagu et kaks põhiasja, mille pärast Ameerika on palju halvem kui see fašistlik režiim Saksamaal. See on esiteks maa elektrooniline või elektriline külvamine, sellise keeruliste mehhanismidega, mida ma ei saa aru. Aga maa on ju püha. Ja teine on analüütiline filosoofia, mida ta isegi ei nimeta, see tabu. See keel on olemise koda, ja sinna tullakse mehaanikaga sisse. Ja? Nii, nüüd tulen tagasi selle inauguratsiooni kõne juurde. Heidegger oli alati väga kõneleja, väga äratav. Ja siis mõned tudengid küsisid, et suurepärane kõne, aga ma ei saa aru, mis nüüd tuleb teha. Kas hakata kaevikut kaevama või eelsokraatikuid uurima? Jah, aga nad ei saanud aru, et Heideggeri jaoks see oli sama. Tuleb minna sügavale. Ja, ütleme, selle analüütiline filosoofia on muidugi katastroof, aga see algas Sokratesest. Mis on Sokrates? Sokrates allutas filosoofiat loogikale. Et tõde peab olema loogiline. Aga tõde ei ole loogiline. Tõde on aletea. See on see, mis avaneb. See on pigem ilmutuslik. Ja see ei allu loogikale. See on muuseas väga sügav filosoofiline ja ka teoloogiline probleem. Ütleme väga lihtsalt, kas Jumal on loogiline? Kas Jumal on loogiline? Kas ta loob universumi loogikaseaduste järgi? No, üldiselt seal tavaline vastus on, et muidugi on, sest loogika on hea. Ja Jumal on hea ja ta teeb, nagu ütles Leibniz pärast Valter, et see on see kõige parem võimalikutest maailmatest. Mis kõige parem, see tähendab ka kõige loogilisem. No, Valteri jaoks siin oli probleem, et kuidas see kõige parem ja kõige loogilisem on kooskõlas Lissaboni maavärinaga, kus inimesed just peitsid ennast kirikutes ja said surma üle 200 000 inimest, valdavalt head katoliiklased ja väga usklikud inimesed. See Lissaboni maavärin tegi usklikust Valterist väga skeptilise ja üsna küünilise tüübi. Te olevat öelnud, et Jumalat pole olemas, aga ärge öelge seda minu teenrile. No miks? Sest muidu teener lööb mind maha. Ja, Jumal pole olemas, aga see on selline hea, nagu ütles Marx, selline need alluvate vaoshoitmise vahend. Nii, aga tuleme selle Heideggeri juurde. Niisiis, see Freiburgi ülikooli rektor ütleb, et tehnika on halb. Aga vabandust, meil on vaja riiki militariseerida ja seda ilma tehnikata ei saa. Ja siis tekkisid teised sellised vaoshoitumad ideoloogid, kes ütlesid, et jah, modernismi me eitame, aga ideede tasandil. Aga tehnikat me arendame. Nii et selline
ütleme, kompromissi variant ja Hitler oli selle teise variandi poolt. Et ikka ma saame aru, et eitame modernismi, aga mitte niimoodi, et loeme ennast lõhki. Nii. Siis sellise unitaarsuse ideaal, igasugune mitmekesisus on ohtlik. Apelleerimine frustreeritud keskklassile. See on jällegi ideoloogiam siin, et igal juhul fašism on keskklass ja parempoolne. Aga ütleks, et üleskutse frustreeritud inimestele ja see frustreeritud inimesi võivad olla alamklassis. Eestis inimeste tüübi nimetatakse valesti poetagusteks. Ma olen sellistega puutunud ja nad on poeesised tavaliselt. Vot seal maal, kus ma elan, üks tüüp, keda ma ka paar korda olen rääkinud, kell on umbes 12 päeval ja istub seal poe trepil ja karjub, et tulevad siin igasugused musta sellised, võtavad meil kõik töökohad ära, Eesti inimesel ei olegi töökohta. No üldiselt selles seisundis, nagu ta on, tal ei leidu töökohta, aga ja no nii palju, kui ma olen teda näinud, ta on tavaliselt purjus ja ei ole eriti aldist tööd tegema. Aga jah, aga see on, ja ta kindlasti ei kuulu ka kõrgemasse või keskklassi, ta on lihttööline. See on muidugi teine aspekt. Üks neomarksismi ideoloogides, Herbert Marcuse, see on huvitav, et ta oli Nõukogude Liidus üks vihatumaid, ametliku filosoofia poolt autor, teda nimetati fašistiks. Ja ta on väga vihatud nende poolest, keda EKO oleks nimetatud fašistideks. Mis tal oli? Et Marx eksis, ta ei julgenud piisavalt üldistada. Tema jaoks revolutsiooniline element a priori on töölised ja tehasetöölised. No, proletariaadil ei ole midagi kaotada peale oma ahelaid, sest proletariaat on kõige ekspluateeritum ja järelikult kõige revolutsioonilisem. Aga mees ütleb, et praeguses lääne ühiskonnas proletariaat on korrumpeeritud. Proletariaat ei ole vaene. Proletariaat tänu ametiühingutele on saavutanud kindla positsiooni ja ta ei ole üldse huvitatud revolutsioonist. Mis tähendab revolutsioon? Lõhume kõik tööstuse ära, see proletariaat on kõike muu kulunud osades korporatsioonides. Ja proletaarlased on mingisugused väiksed osanikud ja on ise selles süsteemis. Aga kes on revolutsiooniline element Marcuse järgi? Need on lindpriid ja tudengid. Need on kõige ekspluateeritumad asjad. Marcuset peetakse Prantsuse 1968. aasta tudengite ülestõusu üks põhiideoloogidest. Ja see on huvitav ja ma olen ka sellest kirjutanud, et Vene revolutsioonilisest liikumisest
19. sajandil enne marksismi oli panustatud nimelt Lindprides. Отщепенцы oli see isegi selline teos, et need on, mis asi, kes nad on? Kes nad on ühiskonnast välja tõugatud. Neil ei ole kohta ja nii edasi. Ja need on, no kes nad on? See on meie lootus ja see on meie, no ma ei tea, need on kõige õiglasemad ja kõige, ma ei tea, kõige õiglasemad ja kõige õigemad kõlab halvasti, aga see on tulevik. Tuleb see marksismil klassikalisel on see, et tulevane kommunistlik moraal kasvab välja proletariaadi moraalist kapitalismi ajal. Sest mis on kapitalistide moraal? Üks põhiline, sa ei tohi varastada. Aga proletaarne ütleb, et mis ei tohi varastada. See, mis on sinu omand, see on kokku varastatud. Ja mis me teeme? Me ei varasta. Üldse see varastamine on vale diskursus. Me eksproprieerime. Oli selline loosung. Ekspluataatorite eksproprieerimine. Ja vaatame näiteks Maikovski kasutada. Üks sapiline sümbolist, suugi mitte rikas inimene, mitte kapitalist ja nii edasi, Vladislav Hadasevitš ütles, et Maikovski loomingut võib jaotada 2 etapiks. Esimene kuni 1917 on nagrabljene, röövi röövitud ja pärast 17 aastat on mitte kaitse, valva röövitud. Ja? See, mis on revolutsiooni ajal kokku röövitud, seda nüüd tuleb valvata ja et keegi teine ei tuleks röövima. See on üks kunagine anekdoot Brežnevi kohta, kus Brežnev näitab oma emale, kus ta kõik elab ja kui hästi ta elab. Ema tõesti, tal oli üsna vaene ja tagasihoidlik inimene. Ja siis ema küsib, et Ljonia, no kõik on suurepärane, aga kui bolševikud tulevad? Nii. Vot mis on selline markuuselik ja trotskistlik arusaam, et revolutsioon on protsess. Ja revolutsioon on protsess, mille eesmärk on protsess ise. See oli Trotski tees ja seda esitab ka Marcuse. See töölisklass, siis tudengid, võib-olla hiljem keegi teine, no näiteks, kes on praegu ekspluateeritud klass, nagu IT-töötajad. Nemad loovad seda liigset produkti. Ja? Võib-olla nemad mässavad. Ja me teame, et mõnes tehisintellekti firmas on tõepoolest mässud. Ja? Aga kas see siis kuulub selle revolutsiooni teoorias? Marcuse järgi, muide, vendade Cohenite väga naljakas film on Hail Caesar. Kes on näinud, see teab. Seal on väga naljakas Marcuse, kes väga niimoodi intelligentselt seletab Ameerika revolutsionääridele. Revolutsionäärid on nimelt Hollywoodi näitlejad ja need stsenaariumide kirjutajad. Tegevus on makartismi. Aga väga naljakas asi on see, et Marcuse oli tagasihoidliku saksa professori väljanägemisega. Aga ta on esitatud Trotski näoga seal, mis on palju sees. Nii, no vot, pidev alarmeerimine. Sest et ühelt poolt tõde on olemas, tõde on meil, me oleme tugevad, aga igalt poolt see modernsus ja ma ei tea,
perverssus. Praegu muidugi siia oleksid lisatud ka ütleme, traditsiooni kultuse alla oleks pidanud olema ka traditsiooniline perekond ja traditsiooniline seksuaalsus. Aga siis veel see ei olnud nii aktuaalne kui praegu. Ja tema viimane tunnus on see uus keel, newspeak. See on Orwelli termin. Ja kuidas seal Itaalias ja Saksamaal moodustati uusi termineid ja uusi sõnu. Aga tegelikult kõige parem newspeak oli Nõukogude Liidus 20. aastatel. Ühtegi asja ei saanud enam nimetada endiselt ja kõik olid lühenditud. Oli selline nali, et zaмком по морде. Ütleme, kuidas nimetatakse eesti keeles lukk, mis ripub, aga mitte mis on ukses? Kuidas? Jaa, taba lukku vastu lõusta. Zaмком по морде, jah? Aga see ei tähenda ei tabalukku ega lõusta. See tähendab заместитель комиссара по морскому делу. Muidugi sellist komissaari ei olnud. Aga ma mäletan, et minu lapsepõlves minu saksa keele õpetaja ütles, et tõepoolest selline asi oli. Zaмком по морде. Üldiselt juba заместитель комиссара on kahtlane värk, aga nii, vot seda Vene, Nõukogude uuskeelt on uurinud näiteks Vene ja Šveitsi keeleteadlane Sergei Kartsevski, ta oli otsene Saussuri õpilane ja ka Praha lingvistilise ringi üksusega. Need kuidas ümber nimetati asju Nõukogude Liidus. Aga ta oli veendumus nagu valgekäärdeväelane, aga ta ühes teises artiklis revolutsioonilises terminoloogias ütles, et valgetel oli samamoodi. Näiteks, kuidas seal hukkamist ja piinamist nimetatakse. Jah? Mitte kunagi ei nimetatud hukkamiseks ja piinamiseks, aga nimetati seal erinevate metafooridega, metonüümiatega ja selliste parafraasidega. Nii. Tuleme Umberto Eco teooriale, mis nagu see urfašism on üsna hiline tema artiklis, aga algab kõik palju varem. Märgiloome aluseks on näitamine, ostensioon. Millegipärast ei kaasata Ameerika keeleteadusest ja filosoofiast terminit referents. Aga võib-olla on selge miks, sest referentsiaalsus on korrelatsioonis sisuga või selle signifikatsiooniga. Aga ta tahab sellest välja tulla ja vältida signifikatsiooni. Niimoodi, et esmane semantiline operatsioon on näitamine, referent. Ja kui inimene näitab mingisugusele konkreetsele esemele, siis et mida see tähendab? See tähendab erinevaid asju. See võib tähendada soovi suitsetada või näiteks, kui ta osutab sigaretile või leida kauplus, kus müüakse
aga ühesõnaga ta ütleb, et ta kasutab synekdohhi. Ta tähistab tervet klassi või objekti mingisuguse ühe asjaga. Nii, see on huvitav, et täpselt selline situatsioon on analüüsinud Quine oma teoses Sõnad ja asjad ja palju põhjalikumalt ja korrektselt. Ta kasutab sellist sõna nagu gavagai. Jah. Hiljem Umberto Eco ka kasutab seda sõna, aga mitte oma semiootilistest traktaatidest, vaid Baudolinas. Nii, mis see gavagai on? Vot mingisugune kahvanägu läheb oma põlisameeriklase tuttavaga preerias ja see ütleb, et gavagai. Ja siis, mis asi on gavagai? Gavagai. Ja siis, mida see tähendab? No valge inimene muidugi arvab, et see on küülik, aga võib-olla see tähendab, et toit. Või võib-olla see tähendab see koht, kus küülik oli, enam ei olnud. Või võib-olla see tähendab seda tegevust, kuidas küülik oli seal, aga enam teda seal ei ole. See on see lahtine referentsiaalsus. Nii, üldiselt Quine'i analüüsis ei ole tegemist synekdohiga. Ja ka Quine'i analüüsis on tähendus, ütleme, signifikaat ja referent on vahel seotud, aga Eco tahab öelda, et primaarne on, mida ta ütleb, astensioon, näitamine. Ja sealt, kuna see näitamisega on ju väga huvitav, ühelt poolt näitamine on kõige konkreetsem asi, aga teiselt poolt on kõige ebamäärasem. Näitan suitsupakile, aga mida see tähendab? Mõtle ise. Opera aperta. Nii, üksikjuhum või füüsiline fragment on kognitiivne baasakt. Kõik sellest hakkab kasvama tähendust läbi selle üksiku akti üldistamise. Ja hakkavad tekkima sellest abstraktsed kategooriad, mis on Eco järgi puhas synekdoh. Et ütlen, näitan jänest, tähendab, ütleme, kes jänest. Jah, juba see objektist tähendusele liikumine on juba synekdoh. Ja kui juba see on synekdoh, siis kõik muu tähendusloome on synekdohiline, kui ma võiks nii öelda. Edasi. Sõna. Kuidas me saame teada, mida sõna tähendab? No võtame eesti keele seletava sõnaraamatu ja vaatame, mida ta tähendab. Aga ükski sõnaraamat ei kajasta kõiki tähendusi. Või ütleme, kõiki asju, millega see sõna on seotud. Võiks ütleda, ei tähista kõike astensioone. Kui seal eelmisel slaidil me rääkisime, et tähenduse aluseks on osutus või see astensioon, siis siin ta tähenduses ei erista otsest tähendust ja konnotatsioone. Kõik konnotatsioonid on sama õigustatud kui ma ütlen laud. Mida see tähendab? Mööbliese. Aga ei, mitte ainult mööbliese. Kui ma ütlen kattalauda,
see, ma ei ütle, et kattemööbli ees, et see on midagi seal lõunastamisega seotud. Või seal vene keeles laud on, no see on see, mis teistes Euroopa keeltes tool. Ütleme, prestolne grad, see on pealinn. Mitte, muidugi pealinn on ka synagog, pealinn. Aga pealinn on synagogi alusel metonüümia, sest jutt ei ole peast ega kehast, vaid pea pro linn. Ja linnal ei ole pea. Ja linnapea ei ole linnapea. Niisiis, sõnastik ei ole võimeline kajastada kõike tähendusi, mis on seotud sõnaga. Aga teine võimalus on entsüklopeedia, kus me paneme kõik, ja mitte niisugune tavaline entsüklopeedia, midagi, ütleme, Wikipeedia taolist, kus kogu aeg nagu juurde kirjutada. Ja, avatud entsüklopeedia. Ja sõna tähenduse, keele tähendus ei koosne definitsioonidest, ei koosne mingisugustest tunnustest, no vot, me rääkisime nagu enam-vähem nii, jah. Täielik jama, need tunnused. Aga mida ta ütleb, pigem sellised nagu Wittgensteinlikud perekondlikud sarnasused. Kes on isa? No teadagi, kes. Meie isa, kes sa oled taevas. Ja? Kas ta on meessoost? No, praegu teoloogid vaidlevad selle üle. Enne oli täiesti selge, et meessoost selline habemega vanamees. Ja? Kas tal on lapsi? No on küll, tal on poeg. Ja? No vaat, aga üldiselt isa ja sealt paljudes keeltes, nagu ka eesti keeles, tuleb isand. Ja? See on ka osa isa. Ta on oma rahva isa. Kim Il-sung, ametlik tiitel, üks paljudest oli juhtisa. Koos, üks sõna juhtisa. Nii, entsüklopeedia, selline hajutav struktuur. Ja kuna inimene ei ole suuteline kogu seda struktuuri korraga tajuda, siis ta võtab mingisuguse osa sellest või omadused, mis esindavad seda tervet mõistust. Ehk synagog, pars pro toto. Tähenduse loomine ja mõistmine toimub synagogilise loogika alusel. Meie haarame osalise tunnuse. Ta kasutab siin semantilise markeri, ehkki ta vihkab semantilisi markereid, et tähistada kultuurilist tervikobjekti. Nii, ja see on ta nagu põhiline järeldus, et synagog ei ole stiilivõte, see ei ole kaunistus, vaid see on kognitiivne mehhanism, mis on kogu meie mõtlemise, keele toimimise aluseks. Inimaeg või kultuur reaalselt tükeldavad, reaalsust tükeldavad ja klassifitseerivad ja teevad mõistetavaks. Niisiis, kui osutus on juba, või see astentsioon on juba semiootiline, siis on juba semantiline mehhanism ja synagogiga seotud, siis synagog on üldse meie mõtlemise alus.
noh, ei fungeeri. Vot puu või labürint. No mis asi on puu? No üldiselt puu on metonüüm. Ta peab silmas sellist puud, aga mitte sellist. No, aga talle, kuna tegemist on hägusa semantikaga, siis need puud on omavahel seotud. Nii, see puu on väga, seda puutüüpi väga tihti me kohtame süntaksi analüüsis. No alates selles Ameerika strukturalismis oli immediate constituents, vahetud konstituendid. Need on puutaolised ja need võib esitada puutaolised. Ja sellel puhul, see on selline kõige lihtsam puu, esiteks ta ei ole tsükliline ja ta on projektiivne. Projektiivne on see, tähendab seda, et seda viimast tasandit keeleteaduses nimetati terminaalseks ahelaks. Ja see terminaalne ahel ei ole enam puukujuline, puu läheb selliseks virtuaalseks osaks, aga ta on ahel. No veel täpsemalt öelda vektor. Ja? Aga üldiselt ka süntaksis, ka selles IC analüüs on ka rekursiivsed võimalused. No näiteks tavaline lause koosneb nimisõna fraasist pluss verbifraasist. Ütleme lause nimisõna fraas, verbifraas, nimisõna fraas omakorda seal nimisõnast ja adjektiivist, omadussõnast, verbifraas siis tegusõnast ja määrsõnast. Okei, aga siin võib olla tekkida tsükkel. Lause koosneb nimisõna fraasist ja lausest, no liitlause. Võib olla teistmoodi, et see siis verbifraas koosneb nimisõna fraasist ja verbifraasist. Mis tekivad siis tsüklid. Ja Noam Chomsky üldse väitis, et selline rekurrentsus on inimkeele põhiline omadus. Sellised lineaarsed häälitsused teevad grafid. Aga rekurrentseid struktuure esineb ainult inimkeeles ja see on selline inimkeele kõige tähtsam osa. Nii, see on puu. See on puu. Aga see on vale, ütleb Umberto Eco. Sest tegelikult tähendused moodustavad mitte puud, vaid labürinti. Kus see mul oli? Kus on labürint mul kadus? Kuskil mul oli labürint. Nii. Labürint on labürinti mõiste ja kujudega. Eco mängib ja mõtleb sellele mitte ainult oma teoreetilistes teostes. Te mäletate Roosi nimes nagu keskne kuju, võib-olla keskne täpsuse aluseks on labürinti kujuline raamatukogu. Ja raamatukogu, mis on raamatukogu? See on suurepärane näide sellisel Umberto Eco maailmavaatele. Esiteks, kui meil on raamatuid,
siis me püüame neid kuidagi süstematiseerida. Ja ma juba aastakümneid sellega ei tegele, aga algus oli üsna trööstitu asi. On väga selge, et on mingisugusel alusel ma saan panna need raamatud niimoodi klassifitseerida, siis on kahjuks mõned raamatud, mis peavad kuuluma mõnesse või kahesse või mitmesse kategooriasse ja siis on veel raamatud, mis kuuluvad kategooriasse muu. Ja see on alati nii. Ükskõik, kuidas me tegelikkust ei klassifitseeri, alati on see muu. Nii, siis nagu te mäletate, Roosi nimes tegevus toimub alal, kus alfabeetiline järjekord ei olnud veel leiutatud. Või tähendab, William Baskervillist on sellest kuulnud, aga see raamatukogu, kus ta otsib seda raamatut, nimelt Aristotelese poeetika teise osa, mis võtab ka meediat, seal on teisiti. Niisiis, see on labürint. Hea labürint on see, et me ei tea, kuhu tuleb liikuda. Ja selle raamatukogus ta kõigepealt peab aru saama, mis on selle raamatukogu süsteem. Nii, aga raamatukogu ei ole tavaline labürint. Raamatukogu on nimelt raamatute kogu. Ja iga raamat on omakorda labürint. Ja, nii et seal labürint labürindis. Ja see hiljem, kui ta dešifreerib seda labürinti, on juba hilja, see pandud põlema. No selline labürinti ja keeruliste struktuuride vastastikune mõju, rekursiivsus on Borgesel väga paljudel. Ka raamatukogu on tema jaoks väga oluline selline labürint. Perez Reverte romaanis Richelieu, vabandust, pealkiri teine osa on või Richelieu kättemaks. Esimene osa, mul tuleb meelde, aga on, võib-olla olete näinud roman Polanski filmi 9. värav. Õudusfilm. Dumas klubi ehk Richelieu kättemaks. Peategelane on raamatumüüja, bukinist, ja siis on raamatud ja eriti teda huvitab Dumas. Ja tal on selline Dumas käsikiri, millega ta peab tegelema ja siis ta saab aru, et ta on osa sellest käsikirjas. Et Milady ja Rochefort äkki tulevad ja tahavad teda hukata. Aga siis ta saab aru, et temaga mängitakse ja asjad ei ole nii ja lõpuks ta tuleb selle Dumas klubisse, selline salajane selts, kus nimed ei ole nimetatud, aga muuseas on üks kuulus semiootik Bolognast. Nii, väga hea raamat, no mitte Borgese klassi, aga suurepärane lugemine, eriti kui teile meeldib A, hea kirjandus ja B, kriminaalne süžee. Okei. Niisiis, mitte puu või labürint. Meie mõistus, meie aju, meie tekstid, meie keel ja meie sõnad on labürindikujulised. Sellised loogilised struktuurid on eksitavad. Nii, ja nüüd, mis on see EGO-projekti kõige suurem eesmärk? Et kõik troobid tulenevad metonüümiast. No nagu me saime aru, et mitte ainult troobid, aga kaasa arvatud ka troobid. Kaasa arvatud see kõikide retoorikute lemmik metafoor
on tuletatud metonüümiast. Niisiis, et tähtsamaks troobiks nimetatakse metafoori, tähendab traditsiooniliselt. No üldiselt Aristotelesel ei ole nii, et tähtsam troop on metafoor. Ta on üks troopidest. Aga no tõepoolest, kui me vaatame retoorika ajalugu, retoorika ajalugu oli ise metonüümiline, see olid sellised hüpped, aga siis, kui uuel ajal retoorika tuli jälle kõne alla, ei saa öelda, et moodi, aga siis mis seal oli? Kõigest retoorikast jäeti kõik välja arvatud troobid ja figuurid. Siis ühesõnaga kaunistused. Siis troopidest ja figuuridest jäeti ainult troobid. Ja troopidest siis tõesti, troopide troop oli metafoor. No ma ei tea, seda ma ei julgeks nimetada traditsiooniliseks, aga see on levinud, et tähtsam ja troop on metafoor. Aga metafoor ise, siin kõige rohkem mulle meeldib sõna tegelikult, ehkki ega on mõnes kohas öelnud, et tegelikult ei ole midagi tegelikult, selline postmodernistlik värk. Tegelikult on metafoor, ta põhineb varjatud sünekdohidel. Vot see on tema näide. Et näiteks, ütleme, et ta on lõvi. No. Mida me saame aru, et jutt on inimesest. Ja no, ütleme, et võt, see oli Aristotelese näide. Et lõvi hüppas, aga mõeldud on, et Achilleus hüppas. Ja, selle aluseks on siis mingi lõvi omadus, näiteks julgus. No, Aristotelesel oli see omadus kiirus. Ja, no, Achilleus teadagi väljajalgne. Ja siis seda laiendatakse inimesele. Niisiis, see on siis pars pro toto. Vabandust. See on tal niimoodi, aga tegelikult see näide võiks seda analüüsida peenemalt, et see on kõigepealt toto pro partem, aga siis part pro toto. Alguses me lõvist ekstrageerime ühe omaduse, siis seda omadust laiendame inimesele. Nii et siin võiks öelda, et see aluseks on topelt sinekdoh. Niisiis, järeldused, metafoorid sünnivad mõiste üldisele semiootiliste ristumisel. Sinekdohs on primaarne operatsioon, ilma milleta ei saa metafoor üldse toimuda. Nii, mida me saame selle kohta öelda? Et iseenesest taandada kõik troobid ühele mehhanismile on hea idee. Kas see mehhanism on nimelt sinekdoh, selle üle võib vaielda. Samamoodi võiks näidata, et sinekdohid on, no üldiselt ta räägib sinekdohist, aga tegelikult enamuste näited on metonüümiad. Aga, no mis on ka selline metonüümiline. Aga võiks näidata, et aluseks on mingi teine mehhanism. Ja ma ei tea, mitu vestlust meil veel on? 2? 1? Siis võib-olla ma pöördingi sellele, et minu süsteemile, kus ma tuletan kõik troobid võrdlusest. Ja mitte ainult troobid, aga ma ei ole siis ekost kehvem. Aga üldiselt seda on pandud ammu tähele, et piirid näiteks metafoori ja metonüümia vahel on hägusad. Ja on tekkinud ka sellised, ütleme, värdelikud moodustus nagu metonüümiline metafoor. Ja võib-olla sellega täna ka lõpetame. Hüperbooli ja litootest, nad ei ole nii huvitavad, aga võib-olla järgmine kord ka need.
või ütleme natuke praegu. Ja, need on väga sarnased metonüümiaga. Siin on selline huvitav asi. Seda ma võtsin Vikipeediast ja veel kontrollisin tehisintellekti järgi. Vabandust. Nii, seda ma ütlesin omast intellektist ja kontrollisin internetis. Ja? Mingisuguse asja suurendamine, nutab silmad peast, sajab lõpmata ja nii edasi. Või väiksem vähendamine. Ja? Mis siin on huvitav, et need troobid, need on väga lihtsad troobid ja nendel aluseks on keele, mitte see, žargooni juurde me täna ei jõua, aga augmentiiv ja diminutiiv. Sellised lingvistilised kategooriad. Aga vot seda ma võtsin juba Vikipeediast ja tehisintellektist. Vot minu meelest eesti keeles augmentiivi ei ole. Augmentiiv on grammatiline kategooria. Siin on väga selgelt näha, et diminutiiv on liidesega seotud, ke või kene. Aga sellist liidest ei ole augmentiivi kohta. Siin me peame ütlema suur maja on see augmentiiv või see hiiglaslik, mega hea. See ei ole grammatiline kategooria. Aga no keeles on vajadus hüperbooli jaoks ja siis me seda teeme. Aga teate, võib-olla sellest ka natuke järgmine kord, et kuidas augmentatiivi ja diminutiivi kasutatakse mõnitamises. Aga siis täna ma sellega lõpetan.